Mati oma kurgiprogrammiga, kus me istutame nüüd kurgitaime viimsele kasvukohale. Selleks me valime poti, mille läbimõõt on vähemalt 26 cm, aga võib ka olla kuni 30 cm. Ja selleks, et teada saada, kui suur poti läbimõõt on, vaatate poti põhja ja siin on numbrid. Siin on konkreetselt 26. Aga kui suur peab olema taim, et teda potti istutada saaks? Selleks taim võiks olla vähemalt 25–30 cm pikk. Tal võiks olla 3–5 idu päris lehte. Need 2 alumist lehte on idulehed ja neid ei tasu vaadata. Et 1, 2, 3, 4, tal on 4 lehte ja see on väga hea taim. Ja samuti peavad olema tal valged juured poti põhja alt väljas. Ja siin on ilus eksemplar. Aga kui võtame nüüd näiteks teise taime, siis tema on liiga lühike. Ja samas ei ole ka tal juuri all. Ehk siis tema ei sobi. Nii, aga näita, kuidas potti täita. Ja, selleks võtame substraadi. Siin on meil parajalt niiskada. Ei ole väga kuiv. Sellega paneme siis umbes substraadi täidame umbes poole jagu potist. Siis me surume äärad õrnalt kinni, koputame ja esimene etapp on valmis. Teiseks võtame taime, kallutame ta ettevaatlikult teistpidi ja eemaldame poti. Ja siin on näha, et juurekava on väga ilus, kõik on, valged juured on laiali kõikjal ja see on väga hea. Siis tasakesi poetame teda niipidi. Ja nüüd tuleb vaadata alumisi 2 idulehte. Et kui praegu on idulehed väga palju ülevalpool mullapinda, siis idulehed peavad saama substraadiga tasapinda. Selleks ma hakkan vaikselt poti täitma, ilma et ei vigastaks taime. Ja õrnalt surun substraadi taime ümber kinni. Siis tasandan pinna ja jätan poti äärest umbes 4–5 cm jagu tühja ruumi, et kastmisvesi saaks pidama jääda siia. No nii, ja potistamine on valmis. Aga kas me peaksime ka taimelt midagi eemaldama? Jaa, selleks on vaja eemaldada köitraad. Köitraad on sellised pikad, olulised. Need tuleb lihtsalt ära näpistada küüntaga näiteks. Ja sellega ongi potistamine lõppenud. Aga kuidas on lood kastmisega? Täpselt. Selleks on vaja vett. Siin on tavaline kraanivesi ja kastmine toimub täiesti tavalisest tanumast, näiteks nagu sellest asjast. Ja õrnalt kastad ümberringi, umbes 200–300 ml vett sellise suure poti peale. Ja ongi kastetud. Aga kas ma võin kastmisel kasutada ka pritsipudelit? Jaa, pritsipudelit võib samuti kasutada, aga see on aeganõudev kahjuks. Ja sellega on meie esimene etapp läbi. Ja järgmises etapis me näitame, kuidas saab toestada. Aga seda järgmine kord. Aga praegu aitäh ja nägemist!